Minu ülesanne on kordades lihtsam, kui oli eelkõneleja ülesanne. Ta püüdis tervet maailma mõista, selle poole tundiga minul on ainult majandust vaja mõista. Nii et selles mõttes läheb elu palju lihtsamaks. Ja kui hommikustest tundidest rääkida, siis mina arvasin kunagi ülikoolis, et makroökonoomika on hästi põnev. Iga kord, kui ma õpiku õhtul lahti võtsin, siis ma olin 10 minutiga magamas. Ma loodan, et teiega ei juhtu see, aga ma ei saa ka pahaks panna. Toolid on mugavad ja saal on pime. Ja õnneks ma väga hästi ei näe, kes teist magab, nii et selles mõttes on kõik hästi. Mina olen siis Lenna Luminarist ja täna siin Luminari peaökonomisti rollis ja ma saan ka uhkeldada sellega, et ma olen ülikoolis ja kaasprofessor ja natukene teadlase moodi inimene. Alustades sellest usust teadusesse, siis minu arust see nagu näitab seda maailma absurdsust ja võib-olla natukene selle keele keerulisust. On see kampaania usuteadlast on täpselt nagu vastupidine sellele, mida teadlased teevad. Teadlased ei usalda mitte kedagi. Nad iga kord lähevad ja kontrollivad üle ja panevad näpu sisse ja tahavad ise teada, kas on niimoodi või ei ole niimoodi. Et kogu see teadusmaailm töötabki selle põhjal, et ei usaldata ja kontrollitakse ja käiakse kontrollimas. Et teadlased ei pea usaldama, teadlased ei ole seal selleks, et usaldada. Teadlased on selleks, et küsida kogu aeg. Uuesti, miks sa seda arvad, kuidas see käib ja mõte on selles, et sa õpid ja sa eksid ja sa vaatad tagasi ja on tekkinud uus teadmine selle protsessi käigus. Ei ole niimoodi, et teadlane teab lõplikku tõde, vaid teadlane püüab mõista seda, mis toimub ja majanduses on täpselt samamoodi, et meil ei ole seda lõplikku tõde ja kui vaadata tagasi ja leida inimesi, kes muudavad oma arvamust, siis seda ei tule mitte võtta sellena, et inimene ei teadnud, millest ta räägib, vastupidi, inimene on õppinud. Majanduses me kasutame hästi palju mudeleid ja need mudelid on täpselt see, millest Christian Port rääkis, et teha lihtsamaks, teha mõistetavamaks ja minu roll Luminaris on ka just aidata mõista seda, mis toimub, seda kompleksset maailma, teha lihtsamaks, teha neid mudeleid, mis siis aitavad seletada ja proovita siis leida neid aspekte nendes mudelites, mis siis aitavad seletada. Millest ikka üks inimene, kes pangast tuleb, tahab rääkida, on raha ja mul on siin 2 pilti 2 õunast ja alustaks on see küsimus, et leia 3 erinevust 2 õuna vahel ja need 3 erinevust minu jaoks on see, et üks on kvaliteetne, teine ei ole, üks on käega katsutav lähedane, teine ei ole ja üks on terav, selge ja 3 on udune. Ja minu jaoks need sümboliseerivad raha väärtust. Aastal 2020 alguses raha oli kvaliteetne, teda oli vähe ja ta oli natukene käeulatusest väljas ja see on see pilt seal vasakul pool, kus see õun on kvaliteetne, aga nagu hästi kätte ei saa. Ja eelneva aasta jooksul on see õun olnud rohkem see parempoolne, see asi, mis hakkab halvaks minema, see, mis kaotab väärtust. Aga teda on palju ja ta on lähedal. See on see kontrast. Mis sa teed siis, kui õun hakkab halvaks minema ja pool õuna on halvaks läinud, on see, et sa kodus lõikad selle õuna pooleks ja sööd õuna ära. Ja täpselt niimoodi on juhtunud ka Eestis säästudega, et kui inimesed vaatasid, et nüüd hakkab õun halvaks minema, raha hakkab väärtust kaotama, siis püüti seda kiiresti kulutada. Sa pidid olema esimene, kes selle ära kulutab, sa pidid esimene, kes selle õuna ära sööb. Ja teine variant on see, et sellest poolest õunast siis saad teha õunamoosi. Ja see maailm, mis nagu pärast järgneb, ongi see, mis meid ees ootab, on see, et need inimesed, kes on oma õuna ära söönud, järgmisel päeval on näljas ilmselgelt, et ei ole seda õuna enam. Ja need, kes tegid moosiks, siis peavad mõtlema, et mis sellega peale hakata. Nüüd küsimus suurele ringine, milline on raha väärtus aastal 2023, see 22 on läbi. Mis te arvate, et kas ta on selline hoiab hästi väärtust, nagu see vasakpoolne pilt, või ta on pigem selline nagu see parempoolne, et kaotab kiirelt väärtust? Vaatan, treenime, kas te olete veel ärkel või ei ole, et kes arvab, et see raha on nagu see vasakpoolne õun, et ta on väärtuslik ja hoiab väärtust. Käed püsti, kes arvab, et raha hoiab väärtust, kes arvab, et raha on rohkem nagu see parempoolne, et ta kaotab väärtust.
No vaat, ja niimoodi sünnivad majanduses otsused, et mitte ei ole nagu üksik inimene, vaid on inimeste erinevad arvamused. Siin on ka natuke erinevaid arvamusi, aga me oleme praegu konvergeerunud sinna poole, et raha on see, mis kaotab kiirelt väärtust. Ja see paneb meid endiselt tarbima, see endiselt hoiab tarbimist üleval. Ja see on see, mida teie, ma arvan, näete iga päev oma poes, et kasvud võrreldes eelmise aastaga väiksed, aga need kasvud on olnud meeletud. Nüüd lihtsalt need raha on ära kulutatud, poole õuna on ära söödud, nüüd ei ole lihtsalt seda nii hästi eest tulemas. Seda raha, mida kulutada, ei ole nii palju. Ajalooline hetk on saabunud esimest korda minu teadliku elu jooksul, kõik minu sõbrad teavad inflatsiooni numbrid peast. Mitte kunagi varem ei ole keegi seda teadnud, teavad paremini kui mina ja see on väga kummaline. Ja isiklik kommentaar mul on see, et mina töötasin pikalt Eesti Pangas, Keskpangas, kirjutasin lahkumise avalduse detsembris 2020, siis hinnad langesid Eestis aasta võrdluses ja alates sellest hetkest on hinnad ainult üles läinud. Aga ma ei ole kindel, mis on põhjus ja mis on tagajärg. Selle kohutava hinnatõusu tulemusena jõudsime me augustis järgi euroala, mitte euroala, vaid Euroopa Liidu keskmise hinnatasemele, euroala natukene eesest. Ja nüüd viimase 2 kuu jooksul on natukene Euroopa veel meist teist ära läinud. Aga see on ajalooline hetk, et meie hinnatase oli täpselt sama, mis on Lääne-Euroopas, mis tähendab seda, et seda hinnakonvergentsi, mida me arvasime, et 10-15% hinna erinevust, mis meil oli, et see toimub 10 aasta jooksul, see toimus 1 aastaga ära. Ja need on need kiired muutused, millega peab kohanema, need on need kiired muutused, mille ei ole võimalik ignoreerida. Vaadates naabreid, Soome on meist veel 20% eespool, Läti on 10% taga, Leedu on veel 20%, Poola ja Soome vahel on veel 2 korda hinna erinevused siin, kes Balti riikides toimetavad, need arvatavasti tunnevad seda, et need hinnatasemed on erinevad ja see, mis puudutab gravitatsiooni, kuhu poole hinnad liiguvad, need on natukene erinevad Balti riikides, me räägime ikkagi erinevatest majandustest. Mis on hinnatõusu puhul eriline, on see, et me räägime ajaloost ja me räägime ajaloost eelmisel kuul ja eelmisel aastal. Aga see on kõik selline, et me saame teada, palju siis see raha on väärt, mis me parasjagu kotis on. Aga otsused, kõik mis me teeme, sõltuvad sellest, milline on tulevik ja mida me tulevikus ootame. Ja oktoobrikuus on selline huvitav fenomen, et Eesti oli korraga Euroopa Liidu kõige kõrgema inflatsiooniga riik ja kõige suurema deflatsiooniga riik. Ja kuidas see on võimalik, on see, et aasta võrdluses oli tõesti hinnad kasvanud ja võrreldes eelmise aastaga olid hinnad, on oktoobris hinnad enam kui 20% kõrgemad. Küll aga kui vaadata hinna liikumist septembrist oktoobrisse, siis hinnad kukkusid Eestis 1,6%. Tähendab seda, et 100 euro eest sai järsku 101,6 euro eest kaupa. Nii et hinnad langesid ja see on suurte meetmete mõju, see on elektritoetused, see on elektri universaalteenus, see on küttetoetused, kõik need kokku on andnud ka kindluse ettevõtjatele, et nad ei pea hinda tõstma igaks juhuks. Hinnad, ja selles mõttes olemegi taaskord Euroopa tipus, nii ühes kui teises äärmuses korraga. Ja mille pärast see sakiline joonis siin täna teie ees on, ükskord peale konverentsi öeldi mulle, et kui ma näen, et see joonis näitab EKG-d, siis järelikult tegemist on ökonomistiga. Et siin on nüüd EKG joonis, aga tähtis on see, et 6-6 see hinnatõus on väga hüplik ja see 6-6 see hinnatõus, näete siin, käib üles ja alla, aga see on kõige olulisem informatsioon, mis teil on majanduse kohta. Selle järgi te saate otsuseid teha ja mis on oluline siin on see, et Eestis hinnad 6-6 kasvavad palju vähem kui euroalal. Ja see viimase kuu erinevus oli tegelikult veel suurem, kui need numbrid sisse panna. Kahjuks see joonis ei tahtnud mul uueneda, aga et me läheme eri teed praegu ja rääkida hinnatõusust 6-6 praegu
ei ole enam paslik, me räägime hindade kohanemisest, osad hinnad lähevad ühes suunas, osad lähevad teises suunas. Mis paneb mind muretsema üldises vaates ja mõeldes euroalale on see, et tootja hinnad on kasvanud. See on see, mida arvatavasti teie näete palju paremini kui mina, sest et mina näen seda läbi Statistikaameti filtri, aga teie näete siis, kui te ostate endale sisendeid, et euroala tootja hinnad on läinud üles rohkem kui 40% ja Eestis on isegi vähem. Ja see on, mul ei ole sellele seletust, aga midagi on seal imelikku toimumas, aga kindel on see, et need tootja hinnad on kasvanud ja need ootavad hetke, millal nad jõuavad tarbijahindadesse. See hinnatõus, rääkides mudelites, hinnatõus on minu jaoks nagu põder autoteel. Ja keskpank on siis see autojuht, kes peab otsustama, et kas ta pidurdab või ei pidurda. Selline ilus talvine hommik ja sa vaatad, et midagi nagu seal tumedat on tee peal, see ei ole päris kindel. Et võib-olla on põder, võib-olla ei ole. Võib-olla ta on tee peal, võib-olla ta on tee servas ja vajutad gaasi edasi rahulikult ja sõidad lähemale, et vaatame, et äkki võib-olla see gaasi vajutamine siis hirmutab põdre ära ja nii kui lähemale jõuad, selgub, et ta ikkagi on põder ja siis pead otsustama, kas sa pidurdad või pidurda. Ja talvisel teel on natuke ohtlik pidurdada, sellepärast, et kui sa pidurdad, siis auto võib kraavi minna. Aga kui sa ilusti rahulikult edasi sõidad, siis on lootus, et äkki põder läheb ära ja kõik läheb hästi. Keskpangad on umbes samas olukorras olnud, et nad on oodanud, et see inflatsioon, see hinnatõus läheb ise ära ja me ei pea seda intressimäära tõstma. Me ei pea seda majanduse hoogu maha võtma. Sest et see on ju ebameeldiv ja me kõik teame, kellel on kodulaen või autoliising, et siis need numbrid, mis pank nüüd automaatselt maha võtab, need ei ole enam sama väiksed, nagu nad on nüüd enne. Ja mõned kliendid on lausa panka helistanud, küsinud, et mis värk sellega on, et see kodulaenu number on nüüd muutunud, et meil nagu oli kokkulepe või nii. Et see intress muutub ja see intressimäär on tõusuteel ja keskpank võtab kiirelt hoogu maha majandusel. Ja see on selle jaoks, et vältida otsasõitu põdrale. Sest et kui täiskiirusel auto sõidab põdrale otsa, siis ma ei hakka kirjeldama, mis siis juhtub. Täpselt sama on see, kui keskpank jätab intressi tõstmata. Kas on võimalik, et see hinnatõus läheb ise ära ja keskpank eksis ei peagi tõstma, ei oleks pidanud tõstma, jah, on võimalik. Aga see oht, et midagi läheb väga valesti, see on palju suurem ja see on see, mille pärast kõik toimub. Nii et see hiljuti keskpank just tõstis peamise intressimäära 2 ja see 6 kuu Euribor, mida me kõik jälgime, on jõudnud ka natukene üle 2 siin eelnevatel päevadel. Hinnatõus on 10,7, mis tähendab seda, et reaalne intress on -8. Reaalne intress tähendab seda, et siis kui palju sa kogustes tagasi maksad, et kui sa laenad naabrilt suhkrut, kilo suhkrut, siis sa viid tagasi kilo suhkrut ja tavaliselt annad koogitüki peale. See on see intress. Siis rahaga on olnud niimoodi, et sa laenad 10 eurot, aga viid vähem tagasi eurodes. Negatiivne intress. Aga see oli enam-vähem okei, sellepärast, et hinnad ka ei tõusnud. Nüüd on olukord selline, et vahepeal hinnad tõusevad, nii et kui sa laenad 10 eurot ja viid 10 eurot tagasi, siis naaber selle aasta jooksul, mis sa laenasid, kui enne ta sai 10 kilo suhkrut osta, siis nüüd ta saab ainult 9 kilo suhkrut osta. Me sisuliselt laename 10 kilo suhkrut ja viime 9 tagasi. See on see reaalne intress ja sellepärast kõik hakkavad krabama kaupu enne. Sellepärast tekkis see otsubuum ja sellepärast on ka kinnisvarabuum, sellepärast, et sa pead kiiresti kulutama. See on see õun, mis kaotab väärtust. Aga parem hilja kui mitte kunagi, nii et need intressimäärad on päriselt tõusmas. IMF räägib hinnatõusuga võitlemisest lõpuks ometi, ma ütleks. Euroopa Keskpank tõstab intressimäärasid lõpuks ometi. Euroopa Liit tegeleb ühtse energiapoliitika loomisega lõpuks ometi ja Eesti valitsusel on meetmed, mis päriselt muudavad seda inflatsiooni ja hinnatõusu pilti Eestis, mis annavad natukene seda kindlust ja teevad meie maailma lihtsamaks, et me ei pea mõtlema inflatsiooni numbrile. Sest ilmselgelt on ju see maailm keerulisemaks läinud, kui sa pead veel ühte faktorit
iga päev kaasas kandma. Lisaks sellele, et mis kellaaeg võib pesu pesta. See kurb uudis on see, et Eesti majandus on juba sisenenud langusfaasi. See eelmise aasta lõpu kasv oli lihtsalt nii tugev, et neid on raske hoida. Teise kvartal oli langus, kolmas tuleb ka väike langus või enam-vähem seal nagu pluss-miinus nullis. Kui me räägime nullist ja nullist kasvust sellest ja järgmisest aastast, siis tegelikult me räägime sellest, viimased kvartalit majandus langeb ja siis kevadel hakkab uuesti tõusma ja siis need aasta keskmised tulevadki enam-vähem nullis. Nii et dünaamikat on seal küllaga, aga me ei räägi mitte sellisest suurest majanduskriisist, me räägime ikkagi sest kasvu aeglustamisest. Kasvu suurest aeglustamisest, jah, aga see on nüüd ajaloos selline suur majanduslangus. Loodetavasti mitte. Küll aga see sõltub sellest, kuidas teie hääletate oma rahaga. Kas te lähete pärast nüüd poodi kiirelt kulutama, vaadates, et näete, teised arvavad ka, et raha väärtus kukub ja lähevad kulutama, või siis te arvate, et on okei oodata ja on okei tarbimist edasi lükata. Mis teeb murelikuks, on kindlustunde langus. Ja see 100 piir siin nendel joonistel tähendab sellist majanduskasvu, majanduslanguse piiri, siis euroala on suvest alates olnud seal 100 ja 100 allapoole ja see eilne majanduskasvu number tuli 0,2. Et see on selline väike kasv ja see on väga märgatav kasvu aeglustumine. Eesti kindlustunne on palju allpool ja sealt tuleb see teise kvartali langus juba ja tõenäoline kolmanda kvartali majanduslangus kvartalisse. Aga tasemed on endiselt päris head, et sellepärast ei pea väga muretsema. Ostujuhid kaotavad usku ja ostujuhid olid väga optimistlikud päris pikalt, sellepärast et ettevõtted ostsid varusid kokku ja nüüd ostujuhid on võib-olla natukene liiga pessimistlikud, sellepärast et enam varusid ei ostate ja nendel ei olegi tööd. Siin mööblitootjad räägivad sellest, kuidas Euroopa laod on mööblid täis ja isegi tavapärase allahindlusega ei õnnestu enam seda mööblit maha müüa, nii et talv pigem tuleb väikese tootmisega. Kui vaadata kaubanduse käivet, siis need käibed, mis me eelmine aasta nägime, olid meeletud. Need olidki päriselt meeletud ja neid tasemeid hoida on võimatu sellepärast, et need olid ülemäärased, nii et selline 6-6 kukkumine on loomulik. Kui 6-6 kasvud on väiksed või nad on kerge langusega, siis see on tegelikult okei, sest et me räägime tasemetest, mis on väga head. Ja need tasemed on väga head võrreldes ülejäänud majandusega, et seda ei pea kartma praeguses olukorras, et veidi kukub. See on loomulik majanduse kohanemine, see on see, mis hoiab tarbijaid tervena ka tulevikus, et nad suudavad ka kulutada järgmisel ülejärgmisel aastal. See on investeering teie klienti. Nii et kui vaadata need Eesti ja euroala numbreid, tumesiniseid seal ja helesiniseid, siis need enam-vähem näitavadki 6-6 seda, et need kasvud on väiksed või siis lausa negatiivsed. Küll aga see on raske mõõta, sest et nominaalis, nendes käibenumbrites, see lihtsalt vaadata, mitme euro eest ma müüsin. Need on endiselt üleval ja suured, sest et eurodes on kõik just nagu palju suurem. Aga see on fiktsioon. See ei ole päris. See on ainult rahanumber ja seal ei ole taga päris majandust. See on meelepettus. Ja siis kuna see kõige olulisem ennangindikaator, mida kõik koolis õpivad, et autode müük näitab seda, kuidas majandusel läheb ja kuna autode müük on piiratud lihtsalt varuosade kättesaadavusega, siis seda ei tasu vaadata praegu ja ei tasu isegi nagu väga tähele panna, aga kindlustunne auto ostmiseks on täpselt samamoodi kukkumas. Inimesed ei arva, et pikaajalisi otsuseid on praegu hea teha. Pikaajalisi lubadusi tulevaste kulutuste jaoks on hea teha. Nii et ega see tali taeva ei jää, et kui on 2 tüüpi kõvereid siin tänases päevas on ju, et ühed lähevad üles, need on seotud hindade ja intressimääradega ja teised lähevad alla, need on need, mis on seotud majanduse aktiivsusega ja käivetega. Et sellest lühikesest järsust majanduslangusest, mida me ootasime seoses Vene sissetungiga Ukrainas,
me lõpetame kaubanduse, me ei osta enam naftat ja gaasi. Seda ei tulnud. Vastupidi, me importisime kõike palju rohkem. Sellepärast, et me kartsime, et tulevad sanktsioonid. Nii et sellest lühikesest järsust langusest on saanud pikk ja veniv ja lauge. Need kulud praegu on jaotatud üle perekondade. Tööpuuduse kasvu asemel me näeme reaalpalgalangust ja maailma majanduse ja euroala jahtumine lihtsalt nii tugev, et seda ei ole võimalik ignoreerida. IMF eile esitles oma regionaalset majanduse väljavaadet ja isegi nemad, kes nad oma koosolekuruumides tulevad nende ohutute stsenaariumitega välja, isegi nemad toovad seda kasvunumbrit päris kiirelt alla. Hästi on see, et inimestel on tööd. Tööpuudus on peaaegu et ajalooliselt madal Eestis, aga euroalal ongi päriselt madal, nii et seal on kliente küllaga, kes jõuavad osta. Küllaga reaalpalk on langenud. Et see tänane 1750 palk, mis oli juunikuu palk, et kui vaadata selle ostujõudu, on 2 joonist, on helesinine, on see, millised need palgad on olnud, sellised nagu nad lepingus on olnud. Ja see tumesinine näitab seda, milline on selle palga ostujõud olnud tänastes hindades. Siis veel aasta tagasi selle 1750 elati nii, nagu palk oleks olnud 1950. Ja umbes sama suur sissetulek oli meil siis, oli 4 aastat tagasi, 2018 lõpus, kui meie nominaalne palk, see palganumber lepingus keskmiselt oli 1400. Et niivõrd suur ja võimas on olnud see langus ja väga kiire. Nii, et eestlastel on nüüd 9 ametit ja 10 on nälg, mis tähendab seda, et inimesed teevad kõvasti tööd, aga palka selle eest saab pigem vähe. Mis on panga jaoks tähtis on see, et koduostmise võime on kahanenud, maksimaalsed laenusummad on alla tulnud, nii et inimesed ei saa enam nii palju laenu, kui nad enne tahtsid, mis tõttu nad peavad säästma, aga jaksatakse osta järjest väiksemat kodu, kesklinnast järjest kaugemal. Ja see intressimäär ei ole nagu väga tähtis olnud. Küll aga kuna see unistus sellest kodust on natukene kadunud, siis ei ole vaja enam säästa. Need inimesed, kes lootsid, et nad säästavad oma finantseeringu jaoks, need võivad raha tuua kaupmeestele. Nii et see on see osa ka, mis toidab seda üldist tarbimise keskkonna. Müük kasvab väga hästi kasutatud asjade kauplustes. Ma ei tea, ma vaatasin nimekirja, mulle tundus, et täna siin saalis ei olnud väga palju neid. Selgelt on nad praegu väga hõivatud, aga selline liikumine taaskasutuse poole võib-olla ühiskonna mõttes ei ole üldse halb ja võib-olla tasub ka mõelda selle peale, kuidas sellega hakkama saada. Ja kestvust kaupu ostetakse järelmaksuga ja ette, mis tähendab seda, et inimesed proovivad ikkagi neid õunu väga kiiresti moosiks teha. Majanduse väljavaade Balti riikides on suhteliselt hall, nagu ilm siin vahepeal oli, aga õnneks praegu jälle päike paistab, on ju, et selline nulline kasv, aga Läti-Leedu numbrid natukene erinevad sellepärast, et nende taastumine COVIDist oli teistsugune kui meil. Erakorralised juhused, mis sinna SKP-sse satuvad, on natukene teistsugused kui meil. Tööpuudus hakkab vaikselt kasvama ja Ukraina põgenikke ei ole siin arvesse võetud, need tegelikult on juures ja need on tööturul veel see faktor, mis hoiab teatud töökohtades palgakasvu tagasi. Kaubanduses on olnud väga väike palgakasv ja see on see valdkond, kuhu on väga lihtne tegelikult kaasata Ukraina põgenikke erinevalt mõnes teises valdkonnas, kus on võib-olla keelekasutus igapäevaselt väga tähtis, et sa eesti keelt oskad. Hinnad jätkavad kasvamist, aga see 10-8, see number, mis seal järgmisel aastal kirjas on, see tegelikult tähendab seda, et see hinnatõus on juba toimunud, et hinnad on läbi aasta kasvanud ja kui nad stabiliseeruvad selle aasta lõpu tasemel, siis me võrdleme aasta keskmiseid hindu ja selle aasta keskmine hind on madalam kui see aasta lõpu hind. Nii et see järgmise aasta keskmine hind tegelikult sisaldab juba inflatsiooni, mis on sel aastal toimunud. Nii et sellepärast ei tasu nagu ära ehmatada, et kõik prognoosivad märkimisväärset hinnatõusu langemist ja see number 10 või 8 või see
tundub hirmutav, aga suurem osa sellest on juba toimunud. Ja palgad jätkavad kasvamist. Selles mõttes. Ja 2024 tuleb uuesti päike välja. Ja loodetavasti siis ka nii suvel kui talvel meil on ainult päikeseline, nii et majandus kasvab, palgad kasvavad, tööpuudus stabiliseerub. Regerauto suvel, vankrid talvel, et see on just see aeg, kus tuleb hakata ettevalmistusi tegema järgmiseks tõusuks, sellepärast, et see on tegelikult palju lähemal, kui me arvame. Ja kui ma mõtlesin e-kaubanduse peale, siis minu jaoks on see rahvusvaheline e-kaubandus ikkagi see, mis on tulemas, sest need mastaabid on suured ja hinnatase Eestis on kõrge. See konkurents lihtsalt on suur, aga nii kaua, kuni ei ole neil kiirust, nädal aega peab ootama, ei ole tagastust, ma pean leidma internetis tagastusankeedi selle ära täitma ja siis leidma automaadi. Keegi ei seleta seda, ei julge. Ja see likviidsus, mis on, kui see raha on kinni, sul kuu aega seal all, kui sa oled midagi ostnud. Kui sa tahad 10 paari kingi osta proovimiseks, see on 10 paari kingaraha kinni. Et seal võib-olla on ka pangaga tasub läbi rääkida ja mõelda selle peale, kuidas tekitada seda tarbijalikviidsust, et tema raha ei ole päriselt kinni. E-poed ja päris poed täiendavad teineteist ja ma arvan, see on see põhjus, miks ei ole liigutud täielikult e-poodi ära, sest et ikkagi tahaks näha ja katsuda ja proovida. Ja see füüsiline omanditunne on meil endiselt väga tähtis. Kui sa annad inimesele suvalise asja kätte, siis tal tekib see omanditunne hetkega ja seda ei teki veebis mitte kunagi. Kui sa vaatad pilti, ei teki seda omanditunnet. Nii et see ühtne kogemus, mida maksekeskusi hakkab pakkuma, see on väga teretulnud, et liita need omavahel kokku ja siduda seda klienti paremini endaga. See on see, kus on võimalik elu lihtsamaks teha. Ja kohalike toote nõudlus küll ta suureneb, kui majandusel uuesti paremini läheb. Aitäh teile! Aitäh! Kas kellelgi on mõni küsimus Lennole, et mida tema kristallkuul näitab täpsemalt teie valdkonna kohta? Seal on keskel üks mikrofon tuleb ka kohe, siis kuuleme paremini. Saada lihtsalt edasi. Ja. Mikrofon meil ei räägi. Nüüd vist lülitus sisse ka, jah. Lenno väga huvitav ettekanne, et see klaaskuul tänamatu tegevus, millega sest iga päev tegeled. Võib-olla kommentaaris küsis 2024, helge roheline aas terendamas, mis täna need põhilised faktorid on, miks seda juba nähakse, et tegelikult see majandussurutis, kui mida nii võib nimetada, kestab siis faktiliselt ainult, mis on siis 3, 4, 5 kvartalit. Et ütleme, ta käib praegu ja siis ta läheb 4 kvartalit edasi ja 2024 võib-olla üks veel juurde ongi 5-6 kvartalit kokku. Et mis seda nagu täna seda 2024 positiivsust näitab või need faktorid? Inimesel on väga loomulik arvamus, et see olukord, kus me oleme praegu, on see, kuhu me jääme. Majanduslangused alati lõpevad majandustõusuga. Ja selles mõttes, et ja statistika selle kohta, et midagi toimub, tuleb siis, kui on liiga hilja. SKP number, mis on kõige tähtsam number, see tuleb vähemalt 2 kuuse viitajaga pärast seda kvartali lõppu, mis tähendab, et meil on nagu, ja siis mõtled veel natukene aega järgi, tähendab seda, et pool aastat on mööda läinud sellest, kui asi tegelikult toimus. Ja kui meil ei ole sellist kindlat majanduslanguse algus, nii nagu oli pankade pankrott või COVID-i piirangu algus, siis seekord tuleb meil see majanduse languse uudised aasta jooksul 1,365 iga päev jupi kaupa. Ja täpselt samamoodi need uued uudised hakkavad tulema 1,365. Et kui need laod peavad olema tühjaks müüdud vahepeal ja sel hetkel, kui laod on tühjaks müüdud, saab hakata uuesti tootma. Ja selle hetkel, kui hakkab uuesti tootma, siis tekivad töökohad ka. Et see ongi nagu see periood, mis siis läheb, et laod tühjaks müüa ja aru saada, milline see olukord on, milline see olukord elektriturul on, kuidas selle gaasiga siis jääb. Sest gaasist võiks rääkida pikalt. Nüüd siin õnnitletakse praegu väga pidulikult öeldes, et vaadake, et gaasitarbimine on juba vähenenud, et me saame hakkama väga hästi. Leedus pandi Väätse tehas kinni.
et see ei ole seda tüüpi hakkama saamine, mida nagu enne silmas pidasime, et temperatuurid on vähenenud kodudes juba praegu. Eile käisin Peetris ringi, oli ilus 8 maja, 2 olid välistuled, teised majad olid pimedas. Et see ei ole see nagu õnnitlemise koht, et me saame elektrit kokku hoida. Et kui me neid oleme selgeks saanud, et kust me siis vähem midagi teeme, et siis hakkab elu uuesti paremaks minema. Aitäh! Mul on selline küsimus ka, et inimesed, kes ei ole nii osavad makromudelite loomises võib-olla kui sina, aga on natuke nagu segaduses, et kui seda inflatsiooni suuresti on põhjustanud energiakandjate pakkumise vähenemine siis, või nende raskem kättesaamine, siis kuidas see intresside tõstmine nagu aitab, et kas see üldse nagu lahendab ikkagi seda probleemi, mis meil on fundamentaalselt gaasi ei ole? Seal ei ole, keskpanga jaoks ei ole absoluutselt vahet, mis põhjustab inflatsiooni. See probleem, mis tekib hinnatõusuga, on täpselt sama. Kui sa ootad, et mingi asi on aasta pärast kallim, siis soovid seda praegu osta, sa hakkad tekitab spekulatsioon nii kaua, kuni see intressimäär on sellest hinnatõusu ootusest väiksem. Ja vahet ei ole, mis seda põhjustab. Ja intressimäära tõstmine võtab selle spekulatiivse keskkonna maha ja tegelikult muudab osad investeerimisprojektid mitte rentaabliks. Ma vaatan siin näiteks idufirmade otsa eelkõige, kelle kasumid olid kuskil kauges tulevikus ja nulli intressiga olid need sama palju väärt kauges tulevikus kui täna, aga kõrgema intressiga need kauged kasumid enam ei ole nii palju väärt. Ja seetõttu ei ole mõtet sinna investeerida, et sealt tekib siis momentaalselt see majanduse kokkutõmbe, sealt tuleb ka hinnatõus alla. Et see toimemehhanism on täpselt sama. Et keskpank tegi just aasta aega tagasi, 2 aastat tagasi strateegia ülevaatuse ja ta ei maininud mitte midagi sellest, et on energiašokid ja rohepööre oli kõigile teada. Eesti Pangas me tegime väikse teksti mingist konkurentsivõime raporti lõpus saada seda lugeda ja ilmselgelt ei suutnud piisavalt kommunikeerida sellel hetkel, et see rahapoliitika muutubki ebamugavaks. Asi ei ole mitte selles, et ei mõju, vaid asi on selles, et kui on nõudlus, hinnad ja kogused lähevad koos, siis keskpank toob hinnad ja kogused tagasi koos. Ja siis on nagu okei, sa saad rääkida, aga kui hinnad ja kogused liiguvad eri suundades, siis keskpank endiselt peab rääkima nendest hindadest ja sikutama seda kogust uuesti väiksemaks ja see teeb selle lihtsalt ebapopulaarseks. Aitäh, Enno Uusna! Aitäh!